algab tutvumismäng Reisile sinuga. Saatejuht on Anu Saagil. Tere õhtust, armsad televaatajad! Algamas on Eestimaa parim tutvumismäng. Mängureeglid on lihtsad. Meil on üks valija ja 3 valitavat. Ja nendel on käes salapärased ümbrikud. Aga saame meie tüdrukutega tuttavaks. Neiu number 1 on Tallinnast ja töötab laevas baaridaamina. Vaba aja veedab kodus, käib maal ja proovib võimalikult palju ka sõpradega suhelda. Tema suureks kireks on fotograafia. Eriti meeldib talle, kui pildistatakse teda. Iseloomult on elurõõmus ja sõbralik inimene. Neiu number 2 on müügiesindaja pealinnast, kes vabal ajal käib sõpradega teatris või kinos õudukaid ja põnevikke vaatamas. Vastassugu poolele on tal 3 nõudmist. Mees peab olema aus, otsekohene ja hea välja nägema. Neiu number 3 elab Luigel. Tema töövaldkond on lai. Kokkuvõtvalt hunt Kriimsilma 9 ametit. Oma vaba aega sisustab lauamängude ja loba pidamatusega ja enda kohta peab oluliseks öelda, et ta armastab inimesi. Tere õhtust, naerukajakad. Tere. Tundub täiesti rõõmsameelsed tüdrukud olevat. Konkurendid. Aga vaatame, mis täna saab. Siia tõmmatakse ette sein ja see noormees, kes teid valib teid ainult hääle, naeru ja jutu põhjal. Nii et olge ettevaatlikud või siis mitte. Aga tõmbame seina vahele. Tere, Gert! Tule palun stuudiosse. Tere, Anu! Tänase saate noormees elab Tallinnas Kakumäel ja õpib ehitusinseneriks. Vaba aega väga ei olegi. See kuulub enamjaolt õppimisele, aga jalgpalli mängida ja ujumas käia jõuab ikka. Neidude puhul hindab tarkust, intelligentsust ja huumorimeelt. Tere, Gert! Tervist, Anu! Šikk kompakt. Aitäh! Aga alustame küsimustega. Küsime. Ja ütle oma esimene küsimus ja siis tütarlaps, kes esimesena vastab. Selge. Esimene küsimus oleks järjesta järgnevad 4 tegevust meeldivuse järgi, mida sa teeksid näiteks laupäeval. Esimene, läheksid diskole, läheksid shoppama, teeksid trenni, vedeleks niisama. Vastab neiu number 1. Tere! Vedeleks niisama, läheks trenni, shoppama ja diskole. Okei, see tundus päris loogiline. Vedeled nagunii, kuna ärkad ju voodis. Siis oli trenn või? Jah. Siis oli trenn, okei, ja shopping ja disko. See oleks nagu kronoloogilises järjekorras. Väga õige, okei. Aga kas midagi võib vahelt ära ka jätta, kui ei sobi? Absoluutselt. Just, tüdrukud. Midagi võib vahelt ära jätta või lisada? Jah. Okei, teeme nii. Oleks et oleks üllatama. põnava. Ja. Vastab neiu number 2. Tere! Mina alustaksin päeva trenniga, sest et hommikul ma olen siuke krapsakas, ärkan energilisena. Siis läheks, kui on teada, et on siis disko ees ootamas, siis läheks poodlema. Siis läks diskole. Seda laisklemise versiooni, seda on nagu harvem. Et seda ei olekski. Aga miks peab minema enne diskotamist poodlema? Noh, et õhtuks ikka mingi uus kostüüm selga vaadata või? Sa oled selline klassikaline tütarlaps, kellele kapis ei ole mitte midagi. Aga kas sul on? Ei, mul ei ole kunagi mitte midagi selga panna. Absoluutselt. Aga mina ei lähe shoppama. Sellepärast, et vanasõna ütleb, et kui sa lähed mõnele kihvtile üritusele ja sul ei ole selle ürituse jaoks kapis riideid, siis see üritus läheb peesse. Ehk siis mina teeksin oma shoppingutuurid
varasemalt, mitte tollel samal päeval, kui ma peaksin välja minema. aga mul on hästi oluline, mis tuju mul on, siis selle järgi vaatan, mis ma selga panen, nii et ma ei tea võib-olla 2 päeva ette, mis tuju mul on õhtuks. Aga kapis ei ole mitte midagi. No ikka midagi leidub, aga midagi uut on põnevat. Selge, raha raiskaja. Number? Vastab neiu number 3. Tere! No kuna minu töö iseloom on selline, siis minu hommik algab spordiga, see ehk siis lähen tööle. Töö iseloom? Jaa. Sa oled treener? Ei, ma lähen hommikul kell 3 tööle. Aga see pole oluline hetkel, mis ma siis teen. Oluline see, et ma olen 4 tundi tööl, ehk siis väga sportlik olen see aeg. Siis ma tulen koju, siis ma magaks natukene, ehk siis on see puhkamine või laisklemine. Seejärel, ma ei tea, läheks sopleks, ehk siis tooks süüa koju, et midagi süüa saada. No ja ma ei tea, äkki siis võib tantsima ka lõpuks minna. Vau, see öötöö oli ikkagi põnev. Sa kas töötad, kui sul hakkab kella 4-st töö, siis see strippar vist päris ei ole. Kell 3 algab töö. Oi, vabandust, kell 3. Siis strippar päris ei ole, aga järsku sa oled see, kes vastab nendele salapärastele telefonikõnedele. Helista vaid mulle, mõtlen vaid sulle. No vaata, kui hästi see sul välja tuli. Mjau! Urr! Nurr! Okei, me saime sinust teada kõik. Esitan järgmise küsimuse. Kui astroloogiliselt läheneda järgnevale teemale, siis millisest tähtkujust sina oled ja millise vastassoost tähtkujuga läheksid sa koos üksikule saarele ning mis oleks kindlasti need asjad, mida sa sinna kaasa võtaksid? Keeruline küsimus, ma ei mäleta mitte midagi, aga vastab. Vastab neiu number 2. Kuna ma ise olen hambur, siis hamburile sihuke sobiv kaaslane elu näidanud ka, et teine hull hambur või siis lõvi. Ja üksikule saarele võtaks kaasa no kuna sinna minek on üksi, siis võib-olla mingi lõbusat aja veetmiseks. No jaa, aga sa võid midagi elus olevat ka kaasa võtta. Elus oleva asja. Hamster ka. Nagu mehe näiteks. Jah, kui mees on, aga siis pole rohkem vaja, kes on lõbus niisama juba. No ma räägin. Kõige olulisem mänguasi on mees. Absoluutselt. Vastab neiu number 3. No kõige olulisem asi on äkki võib-olla Välgu Mihkel kaasa võtta, et tuld saaks teha, et kuna sa juba oled olemas, süüa leiab, vett leiab, kõik muu on nagu teostatav, aga tulega läheb nagu raskeks, aga tuld läheb ju vaja. Vau, siin on üks tark naine. Ja mis astroloogiasse puutub, siis ma olen kuulnud, et pidi olema 12 tähemärki ja nii edasi. Aga rohkem ma nagu sellest väga ei tea. Okei, tähemärkidest sa ei tea mitte midagi. No, las nad olla, nad ei sega mind. Mis tähemärgis sa oled? Mina olen ise kaljukits. No ma olen kalad. Okay. Ma nüüd ei tea, kas me sobime või ei sobi. No küll kaljukits teab. Vastab neiu number 1. Mina olen skorpion. Ja üksikule saarele polegi rohkem midagi vaja, kui sa ka oled. No jaa, okei. Ainult minust piisab. Okei. Siis on juba lõbus ju. Aga mis sorti inimene skorpion on? Kui sa nii kähku teadsid kohe ja ütlesid nii enesekindlalt. Enesekindel? Kättemaksuhimuline? Ma arvan küll, jah. Nii. Kas kaljukitsega sobib? Mu noorem õde on kaljukits, et see on hästi läbi, jah. Sobite? Sobime. No lootust on. Nii, järgmine küsimus. Ja viimane küsimus kõlaks nii. Kui mina olen voodis iseloomult jaaguar, siis mis looma sina voodis esindad? Vastab neiu number 3. Ei no asi on lihtne, et üks naine peab olema nagu mitu naist ühes, et kui vaja olen armuke, kui vaja olen sõber ja kui vaja olen hoor ka. Ma kahtlustan, et sa töötad ikkagi seal, kus ma ütlesin. Ma kahtlustan, et sa kahtlustad väga valesti. Aga ma kahtlustan, et sa ei julge meile seda öelda. See tuleb asjade käigus nagunii välja, kes või mis ma olen. Aga see lisab vürtsi natuke. Okei, no mis on number 2 vastu panna? Jah. Kui sina oleksid jaaguar,
ma arvan, et ma oleksin Ilves. Kuule, aga poiss mõtles võib-olla seda 4-rattarist Jaguari. Aga kui ta küsis looma? Ei, no mina mõtlesin, et ühe Jaguari peale. Loomadest rääkida, siis meil on ju see hobusega auto. Nii, okei. Üks on siis Jaguar, teine on Ferrari. Väga lahe. Ja vastab number? Ja vastab neiu number 1. Ma ei oska vastata sellele küsimusele. Tavaliselt naistele meeldib olla kasslane. Aga... Jah, mulle kassid meeldivad. No jaa, aga nüüd sul üks Jaguar on. Kes sa oled siis? Ma olen Must Panter. Ma olen siis Madu. Yes! Jaguar ja Madu. No väga põhjalikud ja huvitavad küsimused olid, aga vastused olid natukene nadid. Välja arvatud, jah, ma ei tohi suunata. Sorry. Üks põnev isik, aga see oli puhtalt isiklikult minu jaoks. Okei, kas sa oled oma valiku teinud? Hea küsimus, ma korra mõtleks ja siis võib-olla ütleks. Korra mõtle, tüdrukud, teie Äkki tahad täpsustavat küsimust esitada? Ja, kindlasti me esitame paar täpsustavat küsimust, aga teie võtke kätte oma ümbrikud, milles on siis kas romantiline õhtusöök, mõnus spa nädalavahetus või reis soojale maale. Aga ma näen, et sul on ikkagi midagi veel nagu niimoodi kripeldab südamele, et no mingi selline viimane pärl järsku küsid midagi kähkukas. Tee üks kähkukas. Noh, küsi kas leib või sai, limonaad või konjak. Võib-olla kirjeldaksite oma kaasast, kellega te reisile läheksite? On üks noormees Kakumäelt. Number 1, ruttu, aga hästi kähkukad vastused. Lõbus, seltskondlik. Yes, number 2. Ma arvan, et ta peaks olema seiklushimuline ja hea huumorisoonega. Siis on korras. Yes. 3. Kontidel võiks liha olla, et voodisse ära ei kaoks. Stripper number 3. Ma arvan, et sa oled oma valiku teinud. Ma olen oma valiku teinud. Ja see on? Ja ma valin neiu number 1. Mina oleksin valinud 3. Aga number 3-ga... Ma olin niimoodi 2 vahel. Olid, jah? Jah, väga pingeline. Okei, aga enne, kui sa näed oma välja valitud, me saame tuttavaks siis selle seksikiisuga ja number 2-ga. Võtame seksikiisu kohe. Võtame seksikiisu esimesena muidugi. Tule siia peale. Ja vaatame, kuhu teie oleksite läinud. Kõrnjau! Tere! No, siin on materjali. Me ei lähe sinuga. Mitte kunagi. Egiptusesse. Sa olid 2 vahel. Ai. Ma ütlesin kohe. Meie lähme. Tiim, absoluutselt. Okei, aitäh. Nii, number 2. Number 2. Pole paha. No paremaks läheb. Olin õhtusöök Argentiina restoranis. Jääb tänane õhtusöök söömata. Ja, aga õnne sellegi pool. Aitäh sulle, nägemist. Nii, ja neiu number 1. Kas sa oled valmis? Jep. Otsustavaks hetkeks. Ta-ta-ta-ta. Ja nüüd läheb sein ja sa näed, kellega sa lähed. Kuhu? Tervist! Oi, kui kaunis paar. Nii, kuhu me lähme? Värka nädalale spaas. Väga lahe. Aga meie teiega näeme peale pisukest pausi. Eestimaa toredaim tutvumissaade jätkub. Ja meie tänased võistlejad on siin.
noormees number 1 naasis äsja Hollandist Eestisse ja elab nüüd Tallinnas Kadriorus. Kui üksi kodus on, paneb muusika kõvasti mängima ja laulab. Korraldab sõpradega üritusi ja armastab aega veeta looduses ja loomadega. Ühel päeval õpib ära kitarrimängu ja ühte võitluskunstitrenni läheb ka. Noormees number 2 on automaatikaseadmete valmistaja koostaja Tallinnast. Igati sportlik inimene, kes talvel käib jõusaalis ja ujumas ning suvel mängib rannavõrkpalli, rulluisutab ja sõidab jalgrattaga. Kvaliteetajal teeb sõpradega mõned õlled. Enda kohta ütleb, et on heasüdamlik ja teistega arvestav inimene. Noormees number 3 on tudeng Tallinnast, kellest saab tulevikus teedeinsener. Kuigi vaba aega tal peaaegu polegi, jõuab ta mängida jalgpalli ja käia reisimas. Kõige põnevamaks reisisihiks on siiani olnud Kanada. End iseloomustab kui võõras seltskonnas vaikset, aga omas keskkonnas väga lõbusat inimest. Juhu, noormehed! Seljad sirgu, kohe saabub siia üks kaunitar, aga kahjuks tuleb meil sein vahele tõmmata sellepärast, et tütarlaps saab oma valiku teha vaid teie hääle ja teie sümpaatsete vastuste põhjal. Nii et pisut tutikust, pisut huumorimeelt ja kõik läheb hästi. Aga tõmbame seina vahele. Ja nüüd kutsume stuudiosse Tuuli. Tänase saate neiu on klienditeenindaja Mustamäelt, kes vabal ajal käib bodypumpi tegemas ja kinos õudukaid vaatamas. Enda kohta ütleb, et on sõbralik, vastutulelik ja abivalmis inimene, kellele meeldivad ausad, otsekohesed ja usaldusväärsed mehed. Tuuli, õudukas. Tere! Tere, vabandust! Tuuli ja õudukas ja selline ämbliku võrkudega kleit ka. Poisid, olge oma vastustega väga ettevaatlikud. Aga Tuuli, sa oled valmis? Küsimused valmis? Just. Hakkame pihta. Tere, noormehed! Tervitus! Kirjelda palun oma tavalist päeva. Ja vastab? Noormees number 1. Tavalisel päeval ma ärkan üles, söön hommikusööki ning teen hügieeni. Seejärel ma jätkan oma päevatoimetustega. Ala kas lähen tööle või siis teen muid tegevusi, mis mul plaanitud on. Näiteks, milliseid muid tegevusi? Näiteks mulle meeldib aeg-ajalt verd nätamas käia. Lähen nätan veidi verd ja hängin sõpradega mõnikord. Eks ma ise vaatan, kuidas päev kujuneb. Selge, aitäh. Ei ole midagi, aitäh. Mis sa vabal ajal teed? Päris vabal ajal, nädalavahetusel, reede õhtul, laupäeval? Üldiselt käin sõpradega väljas. Käime kuskil mõnusas klubis, näiteks Ulmes või kuskil ja chillime. Chillite, joote, laaberdate? Natuke ikka. Selge. Number? Ja vastab noormees number 2. Minul on samamoodi, hommikul ärkan, lähen tööle, töölt tulen koju ei tule, lähen otse trenni, siis trennist tulen koju, söön, siis natuke telekat magama ja homme jälle trenni või tööle ja trenni. Ja niimoodi päevast päeva ja nädalast nädalasse ja kuust kuusse ja aastast aastasse. Pruuti sul ei ole, nagu me teame, muidu sa siin poleks. Ei ole. Aga mis sa nädalavahetusel teed? Iga nädalavahetus käin ka ujumas, kui vaba aeg on. Ja siis, Pidu ei pane. Kui tükk aega pole õlut joonud, siis joon õlut ka sõpradega. Pidu ei pane tihti, pidu panen harva, korra kuus võib-olla. Aga oli midagi sellist, et kvaliteet ajal joon õlut? Jah. No, kvaliteet aeg on sõbrad. Aha. Ja naised? Naisi ei ole. Sõbrannad on. Juba jõudsime lähemale. Tal on sõbrannad. Ja nüüd vastab number 3. Ega mul on suht sama. Nädala sees on töö ja kooli ajal aeg sisustatud ja nädalavahetust üritan siis veeta aega, kas sõprade jalgpalli mängides või siis
aeg-ajalt väljas käies või noh, eks siis vaatab tavaliselt, mis päevaplaan sisse on toonud nädalavahetusel. Oot, okei, väga igav. Aga mis sa puhkuse ajal teed? Puhkuse ajal olen puhkamas. No näiteks kus? Reisimas, huvitades kohtades, kus pole veel käinud näiteks. Sõpradega? Mulle meeldib eriti üksinda reisida. Ahaa, nüüd on juba põnevam. Sa oled selline üksik hunt. Jah. Okei, ja mis sa siia saatesse tulid siis? Kogemuse pärast. Kogemuse pärast? Muidugi, elust kõik järgi proovida. Nii, aga tütarlaps? Ei no, kui tütarlaps leiaks, siis oleks ju boonus või pluss lihtsalt. See oleks veel ekstra? Ekstra, jah. Okei. Nii, järgmine küsimus. Kui meie sinuga satuksime üksikule saarele... Jälle! Ei või neid üksiku saare küsimusi enam kuulata, aga okei, viimast korda. Kuidas muudaksid mu seal olemise võimalikult mugavaks? No vastab noormees number 1. Usun, et teeksin meile mõnusa peavarju, sest olen kaitseväes käinud Kuperjanovi jalaväepataljonis ja seal üldiselt õpetati, kuidas ellu jääda imelikes olukordades. Suht mugav oleks, ma arvan. Eriti kui päike paistab, sellt jah. Üksik saar. Okei, jah, tavaliselt on see mingi troopikasaar. Aga teeksid mõnusa pesa. Nii, pesa on valmis ja siis ujuma, kala püüdma. Ja näiteks, absoluutselt. Väike seks. Kõike, mida vaja, et ellu jääda. Nii, number. Ja vastab noormees number 2. Jah, see on selline küsimus, mida ma arvasin, et seda kindlasti ei tule. Aga see oleneb jälle, milline on üksik saar, kas seal puid on ja noh, et sul mugav oleks, siis hoolitseksin võib-olla nagu ürgmees, et kõht oleks naisel täis. Väga tubli. Kas sa oled ablas naine? Just. Välja küll ei paista. Ja paneksin siis ilusti magama õigel ajal. Mida? Ega ta mingi kodutu koer või kass ei ole, kelle see magama pane. No mis küsimus on siis? Mis mõs? Söödaks kõhu täis ja paneks magama. No romantikagi tie. Ma arvan, et oleneb, kui kaua me seal saare peal oleme olnud, et võib-olla see viitsiga on see romantikat teha. Esimesel ööl kindlasti mitte. Esimesel ööl lähed varakult magama. Ja võib-olla me alles saime tuttuvaks seal saare peal. Tulime erinevate laevade pealt. Ei, kukkusite, plärtsatasite alla sama lennuki see on nii lai küsimus, jah. See on nii lai küsimus. Jah, okei. Nii, siis saate tuttavaks. Romantiline rannal. Võib-olla magame üldse eraldi saarte otstes. Issand, kui lahe. Ma ei tea, kas ma tahaks sinuga üksikule saarele minna. Nüüd tagasi hoidlik mees. Okei, väga tore. Nii. Ja noormees number 3, palun. No selles mõttes juba üksikul saare olemine on juba nagu puhkus oma, et seal ei olekski vaja nagu midagi eriti teha. Peaasi oleks söök, kõht täis ja hea olla, siis ongi juba kõik korras ju. Aga mida sa teeksid, et minul oleks mugavam seal olla? No ongi kõht täis ja mis sul rohkem üksikul saare vaja on. Muidu maksad 500-600 eurot, et minna kogule päikse alla puhkama, nüüd ta on midagi head seal saada. Nüüd on tasuta, lihtsalt kukkusite alla ja voilaa, ongi paradisi puhkus. Peaasi, et söök on olemas, siis on ju kõik korras. Aga paned tähele, kõigil meestel on see söök on number 1. On muidugi. Täiesti kohutav. Minul oleks nagu seks number 1, pärast vaataks, mis edasi saab. Kõhtud täis olema, muidu ei jaksa. Muidu ei jaksa seksida või? Muidugi. Kes see jõuab? Ja siis kõik mehed arvavad, et naisel peab ka kõht täis olema. Aga kes süüa teeb teil kodus tavaliselt? Number 3. Ma teen ise endal. Ise teed süüa? Mulle väga meeldib süüa teha. Sa elad üksi või emaga? Ma elan sõbraga. Ja number 2 teeb ise süüa või? Ja. Ja number 1? Teen ka ise. Väga tore. Aga naise vahel restorani ka viite või? Võimaluse korral ikka, jah. Loomulikult. Maksate koos või eraldi? No nii nagu soovi on. Nii nagu naine tahab? Jaa. Kas kõht täis on? Kuulge, mul läks kõht tühjaks praegu. Ja viimane küsimus. Milline võiks olla naine, kellest sa armuksid esimesest silmapilgust ja vastab noormees number 1? Naine, kellel oleks kõht täis? Ta võiks olla selline eriti muhe ja võtta vabalt ja
siiras nagu reaalne inimene, mitte selline võltsnaeratustega bimbo. Bimbot ei taha. Väga mitte ja ei lähe eriti peale. Ja oskaks hästi süüa teha. See oleks ka meeldiv, jah. Boonus. Absoluutselt. Selge, aitäh. Ja noormees number 2, palun. Kindlasti peaks ta olema väljapaistev. Ehk siis ilus. Jah, peaks olema hoolitsetud, puhas, kena, viisakas, ilusate silmadega. Ilus naeratus on veel parem, pluss veel juurde lisaks. Aha. Ja aga ma ei tea, mõistus võiks ka korras olla, rääkida võiks ka millestki olla. Nojah, kui juba jutt tegelikult on ju tihti ka nii, et kui suu lahti teeb, siis mõtled ümber. No vaat seda ma just tahtsingi. Et võib-olla siis esialgu ei tee suu lahti. Aha. Oh my god, et ole vait. Jaa, las ma arvun ära kõigepealt. Aga kujuta situatsiooni ette, et tütarlaps on imekaunis, sa saad taga tuttavaks, tal on imeline naeratus, ta on sama kaunis kui see Tuuli minu kõrval siin praegu ja suud lahti ei tee, kõik on suurepärane. Jah, pilk ütleb 1000 sõna. Aha, et kaua sa jaksaks niimoodi sellise kinnise suuga naisega olla? No ma natukene sulaksin ja siis võtaks ohjad kätte ja läks vaataks, mis case on. Aha. Okei, kas kõik vastasid? Ei vastanud. Ei vastanud. Number 3. Jah. Ma arvates esimese asjana vaatasin silmasid. Mul on väga tähtsad silmad inimesel. Ja siis sealt edasi. Kui silmad mulle meeldivad, siis peab vaatama edasi, kas milleski me suhelda on või niisugust. Aga üldiselt ja silmad lähevad minu jaoks väga. Okay. Selge. Aitäh teile. Oih, nüüd oli kõik. Jah. Nalja sai palju. Kergelt. No, huumorisoon nagu poistel on. Jaa. Ja põhiline oli see, et kõht oleks täis. Just. Et kas see valiku tegemine oli nüüd keeruline? Jaa, küllaltki. Kas sa tegid hääle või sisu, jutu sisu põhjal? Sisu põhjal ikka. Sisu, okei. Kelle sa valisid? A, poisid, nii kaua kui Tuuli mõtleb, võtke kätte ümbrikud, mis on teie kõrval. Nonii, nüüd on see hetk. Minu valik on noormees number 2. Aga enne, kui sa kohtud noormehega number 2, kohtud sa noormehega number 1 ja number 3. Ehk siis number 1 tule palun siia. Tervist! Väga armas noormees. Ja teie oleksite läinud? Teie on klahvid? Kiitusesse. Väga kahju. Väga kahju. Aga aitäh sulle. Ja nägemist. Noormees number 3 siis. Jah. Tere. Tervist. Viisakas tütarlaps. Ja teie oleksite läinud, teie palun ümbrik lahti. Teie oleksite läinud Võru Tamula hotelli romantikapakett. Kahju. Nägemist. Head aega. Ja nüüd number 2. Tule palun teisele poole seina. Ja sina Tuuli seisa. Ja anna see mulle. Seisa siia. Ja nüüd kohtud sa noormehega, kellega sa lähed. Kohe vaatame kuhu. Ja sein paluks eest ära võtta. Tervist. Ka valikest ajal väike õlu. Yes. Ja peaased kõht täis oleks. Nii. Ja siis... Tallinn ja õhtusöök restoran Olve Hansa. Ja meie teiega kohtume jälle nädala pärast samal ajal. Kõike head!